Tere hommikust! Meie maraton, tema on Tee vaikus ja täna on juba 14 päev. Me jõudsime juba 2 plokki, 2 nädalat läbida. Meil on jäänud veel 1 nädal ja siis sellega maratoniga on kõik. Aga see ei tähenda, et sellega see kõik lõpeb, sest nagu sa tead, et ma töötan targade, tervede ja õnnelikude inimestega. Ja mida see tähendab, et ainult siis, kui sa oled seespool ise oled tasakaalustatud, sa oled rahus oma hinges, siis sa saad ka otsuseid õiget teha ja elada vastavalt oma eesmärkidele, mitte selleks, et täita seda, mis teised vajavad. Ja see idee viis mind selleni, et teha selline maratoni, et tugevdada need oskusid, mida on olemas minu klientidel ja kui sina vaatad seda maratoni ja osaled, tere tulemast ja tule ka meie juurde ja liitu meiega. Ja nii, kuidas ma ütlesin, et ma töötan targade inimestega, targade, õnneliku ja tervede inimestega. See maraton ongi suunatud nendele, kes hoolib iseennast, hoolitseb oma lähedastest ja kui seespool on vaikus ja hinge on rahul, siis sa saad ka head otsuseid teha ja tunda ennast turvaliselt ja hästi. Ja esimesed 2 plokki, mida me sinuga tegime, need olid suunatud selleks, et avastada endas see jõud, mis sul on, tugevdada seda ja 3. plokki, 3. osa meie maratonist on juba selleks, et panna seda töösse, et integreerida. Ja kuna teise ploki täna me lõpetame teise ploki, kuna teise ploki oli see, et tugevdada oskus juhtida oma tähelepanu, oma emotsioonid, oma enesetunnet, oma energia. Ja iga päev meil oli praktika 10 minutit hingamist, lihtsalt hingamine ilma mõttedeta. Teine oli iga päev fookus mingi teema ja iga päev oli fookus mingi teema peale. Kokku see võtaks 5-10 minutit, sul kindlasti see aega on, kui sa oled tark ja õnnelik ja minu klient ja tead, mida sa ise tahad. See lihtsalt see võimalus, mida sul on. Ja kasutada seda maratoni oma huvides, oma eesmärkide toetuseks ja realiseerimiseks. Ja teise ploki eesmärk oli see, et läbi kogemuse aru saada, et hingamine on meie instrument tegutsemiseks, mitte lihtsalt selleks, et lõigastuda, lõdvestada ja see ongi eesmärk. Aga läbi hingamist me saame muuta oma tunnet, oma energiat, oma mõtted ja oma otsuste kvaliteet. Ja sellega me saame luua oma elu nii, nagu me tahame. Ehk meie oleme arhitektorid, oma elu arhitektorid, oma mõistuse arhitektorid. Ja täna on 14 päev, tänase päevaga me lõpetame teine plokk, teine osa meie maratonist, neid on 3. Ja tänane teema on mina olen vaatleja. Mida see tähendab? Et kõige puhtamad ja õiged mõtted ja otsuseid tulevad siis, kui meie ei ole segatud koos oma hinge, koos oma emotsioonidega, aga siis, kui me saame nagu kõrvalt jälgida, mis minuga toimub, mida ma tunnen, kuidas ma käidun. Ja siis, kui me iseendaga mängime, et vaadata, ma saan niimoodi käituda, huvitav, millised mul tulevad mõtted või tunned. Seda ma küll ei arvanud, et ma oskan nii. Et läbi seda tulevad parimad otsusest, sest mina ei võrdu minu mõtted.
sest oma otsused ma võin alati muuta. Ma saan homme juba teise arvamusega, sest ma sain rohkem infot või ma sain rohkem teadmised ja sellele vastavalt ma saan juba tunda, et nüüd ma saan oma otsuseid muuta. Ja see ei tähenda, et ma olen halb või hea, lihtsalt me teeme kõige parimat enda poolt ja me teeme seda selle baasil, mis teadmised meil on. Kuna meil need teadmised puuduvad, siis me teeme neid otsused, mis tulevad. Aga kui on rohkem info, siis me saame neid värskendada. Nii, ja kui me vaatame enda peale selle pilguga, et mina olen vaatleja, siis sa tead, et sina ei ole sinu mõtted, mida sa mõtled maailmas teisest või iseennast. Et see on lihtsalt mõtted. Ja sina oled see, kes jälgib neid. Ja kui sa jälgib neid mõtted, siis sa saad neid asendada, valida või mitte valida. Ja kui sa oled vaatleja, tuled sellest välja, et sa saad juhtida oma elu. Ja mõtted on nagu pilved, et neid saab muutuda ja sina ei pea nende järgi minna. Sa saad oma teed valida ja oma teega minna edasi. Ja sina saad vaadata nagu ekraani peale oma mõtteid. Ja võib-olla sul täna tuleb täiesti igav ja rutiini täispäev. Võib-olla tuleb midagi uut ja kui tuleb mingi uus olukord ja uued situatsioonid, proovi meelde pidada seda, et sina oled vaatleja. Sina oled vaatleja ja sina saad juhtida oma elu. Ja kui sa oled vaatleja selles olukorras, siis sa saad seda juhtida. Teine variant sa saad lihtsalt panna endale eratuskell või meeldetuletus ja iga, 3 tunni tagant lihtsalt kui heliseb eratuskell, siis sa saad vaadata, mis mõtted mul on. Näiteks nagu koridoris sa jalutad ja siis vaatad mingi uks. Teed uksed lahti, mis seal mõtted on mul praegu peas, paned uksed kinni, hästi, las elavad edasi, mina lähen oma teed. Et lihtsalt mängi sellega, ei pea nii tõsiselt võtta elu, sest see on väga põnev üritus, elu elamine. Ja tänase päeva jooksul on fookus. Vaadata, mis toimub minu mõtetes, kõrvalt, vaadata nagu vaatleja. Teine, kui tuleb uus olukord, väga hea, siis sa saad seda kohe praktiseerida. Ja päeva lõpus vaata, mis huvitavad sa said enda kohta teada. Ja tänaseks on kõik. Ja kolmas osa, millega me tegeleme homsest alates, see on see, et meie juba integreerime seda, mis teadmised meil on ja meie juba liigume selleks, et panna seda kõike töösse. Et meie kogume kõik need teemanti küljed ja nüüd paneme seda pilti kokku ja vaatame, kui ilusad me oleme ja kui rikkad. Ja tänan sind, et sa täna tulid ja liigume edasi.